ja müügiminutite vaataja ja kuulaja. Aitäh sulle tagasiside eest, aitäh sulle siiralt eelmiste müügiminutite vaatamiste eest. Vaatajaid on palju ja mul on selle üle siiralt hea meel. Täna taaskord tuginedes meie kuulajate ja lugejate tagasisidele, ehk siis Urmas anna meile müügipraktikuid, siis ma arvan, ma olen täna küll kõige õigemas kohas, kus olla saab. Ma võin seda olustikku kirjeldada, et kus me praegu istume. Me istume LHV panga kõige kõrgemal korrusel. Vastab tõele, see päike pisut meil nagu väljas, see kevadine päike surub peale, nii et sorry, kui siin tekivad mõned üleliigsed valgussähvatused. Aga igal juhul on see olustik siin ideaalne selleks, et teha üks järjekordne müügiintervjuu. Ja täna olen ma külas Birger Aavikul. Tere Birger! Tere Urmas! Kindla peale täispraktik ja ma ütleks, et müügiproff. Võib nii öelda, on ju? Ärme hoia tagasi. Jah, see on väga lahke sinust ette. Tead Birger, mul on sulle küsimused, nagu sa võid ette juba aimata. Räägime sinu karjäärist ja räägime sellest, kuidas sa kujunesid selleks inimeseks, kes sa täna oled. Esmalt, kui sa müügitööga alustasid, kas sa mõtlesid alguses kohe, et sa teed head tulemused või vaatasid, et paned kuskilt liikuma ja vaatad, kuidas siis minema hakkab? Jaa, võib-olla ma peaks natuke rääkima sellest, et kuidas ma üldse müügi juurde jõudsin. Et tihtipeale on niimoodi, et nagu head müügiinimesed kuidagi ei ole ise valinud just seda või ei ole nüüd ette mõelnud, et ma nüüd hakkan müügiga tegelema, et müügi taas kuidagi satutakse. Ja minu tegelikult nagu taust oli hariduselt ka hoopis jurist ja ühel hetkel ma tegin tegelikult päris olulise nagu shifti oma siis valdkonnas, et tulla üle juurast pangandusse ja üldse mitte nagu samal erialal, vaid üldse minna müügi peale. Et ma arvan, et see tõuke sai nagu sellest tegelikult mitmest asjaolust, et mul ka nagu tuttavad ütlesid, et märkasid, et mul on selline nagu elavam küll. Hea social skill või see pool ja teisest küljest nagu mis oli teine pool sellest võrrandist, et ma olin just nagu samal ajal jäänud kinni sellise võrdlemisi tuima kuiva nagu juura ühte projekti, kus pidin kirjutama laua taga seaduseid mitmeid kuid ja inimeste suhtlema ei pääsenud. Issand, kui huvitav. Ja siis kuidagi lõpuks läbi erinevate siis müügiprojektide lõpuks jõudsin siis LHV-sse, kus minu jaoks tookordsed parimad müügimehed olid väga suureks eeskujuks. Tundusid, et see on nagu Eesti müügi koorekiht. Ja siis kui see aukartuse suurem hoog oli üle läinud, siis ühel hetkel avastasin, et hoopis õnnestus siis kõik need müügirekordid enda nimele kirjutada. Nii, väga hea. Õnnestus need enda nimele kirjutada. Kuidagi pidi see juhtuma selles mõttes, et sa alguses esiteks vahetasid sa kuiviku eriala, juristi eriala, kõige elavama eriala vastu, ehk siis müügi vastu. Sa tundsid, et sul on olemas ja tuttavad märkasid ka, et sul on need sellised oskused või sellised skillid olemas, on ju. Ja siis sa hakkasid ikkagi nullist pihta, on ju. Sa oled töötanud ennast üles täiesti nullist, tulnud juriidilise poole pealt ja sa oled täna tipus. Jah, et täpselt nii on, et eks ta nagu pea ees vett hüppamine mõnes mõttes oli. Liiati, kui olin harjunud nagu hea püsiva kindla palgaga, kus sul hommik võib vabalt alata ka kohvimasina ees. Aga kui sa teed müüki, eriti kui sa oled 100% commission based, siis sul on alguses hommikul päris kõhe tunne, et kuidas see päev minema hakkab, on ju? Et teistel on juba sammuke ees, aga sina pead nullist alustama iga hommik niimoodi otsast peale. Et see on parast selline enesedistsipliini challenge, enesejuhtimine. Et ma arvan, et enesejuhtimine üleüldse elus on üks kõige raskemaid taske. Ja kes seda suudab nagu edukalt teha, et ma arvan, et sellel on müügis väga hea eeldus nagu tippu jõuda. Ma just reedel jagasin Grant Cardone'i ühte toredat pilti, kus peal oli, et karda seda inimest, kellel on enesedistsipliin paigas. Nii vist võib ka sinu puhul öelda. Grant on jah kõva vend. Kuule, ütle mulle sinu hinnangul, sinu kõige suurem tugevus, mis sind täna on nagu tippu viinud? Kas see on distsipliin või see on midagi muud veel sinna juurde? Ma arvan, et mitu asja, kui me räägime ikkagi müügist tippu jõudmisest, siis kõigepealt jah, see enesejuhtimine, enesedistsipliin, mida üldse ei ole vähetähtis korrata,
aga teine asi ka müügioskused. Ma ise tõstataks üks küsimus, et noh, et kas müügiinimeseks sünnitakse või õpitakse. Mina arvan õpitakse. Mina vastan ka, et kindlalt nagu õpitakse, et sul on mingid eeldused, et inimtüüp, et sa pead nagu tahtma või siis suutma ikkagi inimestega suhelda, lävida nii edasi. Aga just see, et ikkagi õppida ja selgeks nagu elementaarsed tsüklid, kuidas müük käib, kuidas inimese psühholoogia üldse toimib. Ja teine asi on töökus. Mina arvan, et töökus on isegi tsipa tähtsam. Töökus on tähtsam kui müügioskus? Jah, selles mõttes, et võib öelda, et see on nagu muna ja kana, kumb on nagu enne on ju. Aga ma ütlen kindlalt, et sa võid lugeda läbi kõik müügiraamatud. Aga kui sa ei lähe ja ei rakenda neid, ei tee seda järjepidevalt ja ei ole valmis failima ja proovima kogu aeg uusi asju, et mis toimib ja tegema seda nagu massiivselt. Mulle meeldib see Tony Robbinsi see lause, et take massive action. Seda öeldakse tegelikult seda räägivad paljud, take massive action on ju, tohutult palju nagu aktsiooni. Kuule, ütle seda nüüd, et distsipliin, kas sa, kui meie kuulaja ja vaataja mõtleb, et sa tulid juura poole pealt on ju, kas distsipliin oli seal sul juba nagu täpselt samasugune, sa kandsid selle üle lihtsalt müüki, sa olid seal juba nii distsiplineeritud oma tegevuses või müügidistsipliin oli kuidagi teistmoodi? No minu, ütleme, juristitöö tänapäeval on ka tegelikult suures osas müügitöö, kui me vaatame advokaate, et nad peavad ikkagi ise selle leiva endale nagu lauale saama ja minema seda siis, kui ei ole, siis linna pealt seda otsima. Aga ma olin tegelikult, mul oli selline hübriidtöö, et ma olin töötasin Justiitsministeeriumi jaoks, aga mul oli pikaajaline mitmeaastane projekt, kus me tegelesin seadusloomega ja võisin seda ka vabalt kodus teha. Ükskõik mis kell ärkad on, laua taha istud ja hakkad seda tegema on ju, või kui on kontorisse minna, siis võisin ka sinna minna. Et siis kohal ei olnud tähtsust on ju? Jah, aga juba sealt sai tõesti alguse see enese aja juhtimine ja see, et sa nagu teed seda ise enda jaoks ja kui sa teed rohkem, paned oma aega ja energiat sinna sisse, siis sa saad ka parema tulemuse ja nagu rutem valmis. Et müügis on tegelikult samamoodi, et mis tipuviim on see, et go for this extra mile. Et tee üks tund veel kauem või tee teistest veel üks leping rohkem. Eks see lõpupingutus on nagu see, mis kasvatab sinus seda lihast. Ja, just täpselt see persistence, et sa ei anna alla kunagi on ju. No ja mingid asjad peavad siin nagu motiveerima selle juures, et näiteks minu jaoks on olnud mingised mantrad või mis ma enda jaoks kuidagi sõnastan või midagi korda enda jaoks erinevate siis minu jaoks motiveerivate inimeste või mentorite poolt siis nagu välja mõeldud. Näiteks Aivar Aller, üks väga motiveeriv inimene minu jaoks, et kelle käest ma sain sellise mantra, kui ta ühel loengul seletas lahti, mis asi on olümpism ehk siis olümpiasport, mis on tegelikult tippsport ja minu arust müüki saab väga selgelt võrrelda tippspordiga. See, mis me teeme, see, mis me oleme LHV-s teinud aastaid, see on nagu tohutu tippsport tegelikult. See on raske töö nii vaimselt kui füüsiliselt, eks ole. Ja tagasilöökidega ja samas ka teist küljest väga heade nagu preemiatega. Aga tulles tagasi selle olümpismi juurde, siis et see, kes kunagi Mozart olümpiamängud siis leiutas, keegi Coubertini nimeline, et tema poolt on selline kuulus lause, et mida on inimesed valesti veidi tõlgendanud, et tähtis ei ole võit, vaid osavõtta. Aivar Aller ütles, et see päris nii ta seda ei mõelnud, see Coubertin, et mõtles tegelikult, et mitte lihtsalt osa võtta pole tähtis, vaid osa võtta võimalikult hästi, ehk siis otsetõlkes olla võimalikult hästi võidelnud, ehk siis pidevalt võidelda siis see on nagu, me sõnastame seda laiemalt, et võidelda selle nende tagasilöökide vastu, kas või see mingi sisemine hääl, mis ütleb, et sa ei suuda või ei viitsi enam või ei jaksa, aga mis tegelikult jaksad veel, tegelikult suudad veel, tegelikult sa saad veel paremini on ju, nii edasi. Ja see mantra ma sõnastasin enda jaoks niimoodi, tsiteeriti siis seda, et mis see võitlus siis on.
mis asi, kuidas siis saad öelda, et sa oled hästi võidelnud? Nii. Ja see on, et väga raskes olukorras kindlameelne pingutamine edu saavutamise nimel. 3 asja, ja kui sa mõtled, see on tegelikult väga võimas lause. Väga raskes olukorras kindlameelne pingutamine edu saavutamise nimel. Ma arvan, et siit on nii mõnelgi see sinu mantra kaasa võtta, mis sa oled enda peas paika pannud. Kuule, kas raha motiveerib sind? Jaa, muidugi, et ja kindlasti see nagu müügitöös, et kus sul ei ole nagu teenimised lage, et sa võid saavutada järjest rohkem, mida rohkem mida parem sa ise oled, eks ole. Viimase miili käimisel, on ju? Ja korra lasin tegelikult öelda selle oskused versus see töökus. Ma arvan, et töökam inimene alati võidab, on ju. Et kui on mingi müügivõistlus, et mitte alati, aga tal on nagu eelis. Et iga inimene ei saa olla võibolla kõige andekam, kõige targem, on ju. Aga iga inimene, ma arvan, võib nagu olla kõige töökam. Et seda ta kindlasti võib, jah. Et ta võib öelda nagu, et I can't outsmart you, but I can outwork you. Nobody outworks me. Et kui sa sükse suhtumisega lähed. See on päris hea point, see on päris hea point, jah. Et töökus saad sa tõesti nagu endas ise mõõta, arendada, on ju, ja olla teistest töökam. Väga hea, kuule, ütle seda. Sinu karjääri kõige raskem takistus ja kuidas ületasid? Kõige raskem takistus. Ma arvan, et võibolla selle aktiivmüügitöö nagu alguses. Sest et esimesed aastad ma LHVs müüsin ka ainult pensionifonde täiskohaga, rohkem kui täiskohaga, eks ole. Full. Jah, et olen ka teinud selliseid tõesti maratonkuid, et 30 päeva järjest jutti ja kui on nagu osakukuud ja on vaja tõesti tulemus ära tuua ja võistlus käib, on ja siis ma arvan, et see kõige raskem takistus ongi see, et kui sa kuskil oled mingi eesmärgi seadnud ja siis see eesmärk on suur, siis tekib tagasilöögid, olgu vaimsed, füüsilised või mis iganes. Et siis minna nagu edasi ja minna sellest läbi ja hoida oma seda enesedistsipliini ja motivatsiooni. Et ma arvan, et alguses on kindlasti nagu väga raske. Ehk siis kui vaim hakkab tõrkuma, on ju, sa võtad oma 30 päeva maratoni ette, 15. päeval tunned, et nagu mõistus ütleb, kuule, aitab küll sest pullist. Kuidas üle lähed sellest? Kas see on su sisemine? Ma arvan, et võid nagu jagada selle, ma kindlasti aitab see, kui see suur tükk jagada nagu väiksemateks juppideks, et mõtled, et okei, et ma ei pea praegu muretsema selle pärast, kuidas ma 2 nädalat veel vastu pean, aga võtan kõigepealt 1 nädal. Aga kui ma ei tea, ei sulle nagu see 1 nädalat korraga omata, et juhe jooksul kokku, et see võtame päevakaupa või nagu tunnikaupa või võtad nagu kliendikaupa. Et kui sa mis iganes suure täski jaotad väikesteks osadeks, ta tegelikult on tehtav ja ei hirmuta nii hullusti, on ju. Ei viisu fookus kõrval. Nii, rutiinist rääkisime ka. Kõige raskem rutiin, mida sa oled endale sisse harjutanud? Kui sa võrdled nagu oma varasemat karjääri ja nüüd seda sellel ajal, kui sa oled nagu müüki teinud, et mis on nagu, mida sa oled pidanud endale sisse harjutama ja mis on täna sinu võitev rutiin? No ma arvan, et see, kus sul juba tead, et teised on ära tööl koju läinud. Ja puhkavad juba, vaatavad telekat ja naudivad. Ja kui sul on kogu aeg mingi loobumiskulu, on ju, et sa oled noor inimene, on ju, et seda pead alati tegema nagu valikuid, et iga asi tuleb millegi hinnaga, et edul on tihti väga kõrge hind, on ju. Et küsimus on see, et kas sa oled, kui väga sa edu tahad saavutada ja kas sa oled valmis seda nagu maksma. Kas siis mingite hobide või meelelahutuste või eraelu või mingi vaba aja või maailma avastamise arvelt, on ju. Üks asi, mille arvelt ei tohi teha, on une arvelt. Ma olen sama meelt. Sellepärast, et uni, sa ei saa seda kunagi tagasi magada, sa ei saa seda ka ette magada ja konstantne iga öö, on ju. Et mõni inimene viskab nagu nalja, et kas on ka mingi high performer, on ju, high producer, top producer, aga ütleb, et loa, et ma siin
näpistan une arvelt, et küll hauas magan on ju. Aga see on natuke selline võlla huumor, et sõna otseses mõttes, et kes seda teeb, see rutem ka sinna hauda jõuab. Ma olen sinuga nõus. Ehk siis statistika näitab veel seda ka, et ainult 1% on inimesi, kes saavad alla 7-8 tunni hakkama. Ainult 1% rahvastikust, nii et see on jabur. See need performerite jutt on nagu jabur, et olen nagu 5 päeva tööl olnud ja iga päev 3 tundi maganud iga öö, et ma olen sinuga täiesti nõus. Aga mis sellesse puutub veel magamisse, siis üks kindlasti hea asi või eelis või suurim boonus ja suurim nagu selle saavutusvajaduse ja stressi maandaja müügis on minu jaoks olnud see, et ma põhimõtteliselt peaaegu kunagi ei pane äratuskella. Kui on vaja minna lennuki peale, rongi peale kuskil konverentsile, siis loomulikult on ju igaks just peab panema. Aga tegelikult see on nagu tohutu tegelikult eelisseisus, ma arvan, sellisel iseseisval oma aja peremees olema. Mis see siis tähendab? Sa pead hommikul 6 jalad alla ajama ja äratuskella ei pane, siis tõused kell 10 või? Ütleme nii, et kui tähtis on see, et sa nagu õhtuks tulemuse koju tood ja kui sul mõnikord organism tunneb, et ongi vaja 10 magada selleks. Siis sa lased sellel minna. Okei, ehk siis sa kuulad nagu väga täpselt oma nagu keha, mida ta sulle ette ütleb. Väga hea. Nii, päris häid palju mõtteid, see loobumiskulu on, mida pole varem keegi nagu sisse toonud, on ju. Et sul on alati loobumiskulu, sa võid minna koju telekat vaatama. Mis on see kulu siis, kui sa lähed telekat vaatama versus see, et sa pingutad seda viimast miili, on ju, ja võtad sealt nagu tulemuse välja. Väga hea. Nii, sinu soovitused alustavale müügiinimesele, kes võib-olla täna mõtleb ka, ta on oma karjääris hoopis mingis teises tegevuses, teises valdkonnas ja mõtleb, pagan, aga mulle on öeldud, et ma sobiks müügiinimeseks, on ju, et mis esimesed soovitused või mis üldse sinu soovitused? Ilmselgelt sa oled rahul selle karjääri valikuga, mida sa teinud oled. Ja muidugi. Et ma arvan, et esiteks nagu müügitöö või müügikarjäär kui selline tuleb igal juhul elus kasuks. Me tegelikult, kui sa vaatame mingid top ettevõtteid maailmas või mingeid influencereid või mingeid müügimehi, poliitikud, tegelikult kõik peavad suutma osata müüa, kõik peavad suutma osata mõjutada inimesi. Et sinu edu elus tegelikult ükskõik milles, olgu see siis kodus, suhetes oma kaaslasega või töös või tavapalgatööl ülemuselt palka juurde saada või nagu kus iganes on ju. Et kui hästi sa suudad panna teise inimest tegema seda, mida sina tahad. Ja seda on võimalik õppida igal ühel. Sealt minu esimene soovitus ongi see, et minna müügikoolitustele. Kui sulle müügikoolitus meeldib, siis minna sinna teist korda ka. Sellepärast, et teine kord sa võib-olla kuuled hoopis mingid teisi asju. Näiteks ma võin kohe teha siin tasuta reklaami ühele vanale heale tuttavale ja üks esimese müügikoolitus, kus mina käisin, oli tegelikult Ekkel Ainsalu. Ja kui ma hiljem olin rohkem müüki õppinud, siis ma sain aru ka, et kus tema nagu need teadmised oli nagu maale toodud, et see on tegelikult Brian Tracy'l, kes on tänaseks juba võrdlemisi vana, aga kui on võimalus veel, ma arvan, et veel mõned aastad saab seda kuskil kuulata või siis kuulata, kui mitte live, siis audioid. Audioraamatut Brian Tracy't kindlasti. Et ta on nagu tõsiselt nagu, ma arvan, et mingi müügi grand old man nagu minu jaoks. Siis puutuda kokku, saada tuttavaks, ma ei tea, ümbritseda ennast teiste heade müügiprofidega. Hea kui erinevates valdkondadeks, aga kindlasti väga hea kui selles valdkonnas, kus sina tahad tegutseda. Et kui on võimalik, siis minna followma kedagi, minna tasuta kas või talle, ma ei tea, assistendiks. Kui tasuta ei saa, siis maksata peale selle eest, et teada saada, kuidas tema teeb või mis ta teeb või kuulata, jälgida teda, eks ole. Audioraamatust rääkisime, koolistust rääkisime, lugeda tegelikult raamatuid ka ja tegelikult see lugemine ei anna sulle suurt midagi, kui see koheselt, ma rõhutan, kohe ei lähe, pane seda praktikasse. Minul on näiteks niimoodi ka olnud, et mul on nagu müügiraamat, ma olen ta läbi töötanud, on ja seal on mingid closing'u tehnikad, seal on mingid opening'id, seal on mingid head laused, mingid müüginipid, on ja ma olen need alla jooninud, on ja mul on isegi olnud mõnikord nagu esimestel tööaastatel see, kui veel enda see repertuaar nagu ei olnud veel nii suur, on ja, et siis ma kogu aeg nagu tegelesin sellega, et ma proovisin uusi asju, et võtsin raamatu kaasa, vahepeal kliente pole, et
sul on aega, siis vaatad, okei, proovi nüüd seda ja kohe ja lähed katsetad ja proovid, eks ole. Ja tegelikult sul kogu aeg see noh, aju nagu protsessib seda, kuidas see siis nagu toimis ja lõppkokkuvõttes ikkagi lõpuks sa juba müüd nagu sellise kogu oma vana rasva ja kogemuse pealt just nii nagu, mis sinu isikuomaduste ja võib-olla sinu parasjagu selle toote müügi. Ehk siis sa ikkagi võtad selle teise inimese parimad palad, katsetad neid ja vaatad siis, kuidas nad sinuga harmoneeruvad ja mida sa sealt hoopis oma juttu välja töötamiseks kasutad, on ju. Et lõpuks tuleb see su oma repertuaar, nii nagu sa ütled, aga see oma repertuaar tuleb millegi baasilt, on ju. Kellegi teise parimate praktikate baasilt, on ju. Jah, sul on täiesti õigus selles osas. Ja loomulikult tahan veel lisada paar soovitust, mis kindlasti, millega kohe alguses teha, et harjuda ära, et mõõta oma tulemusi kindlasti. Toon lihtsalt sellise näite, et see tundub hästi loogiline, et kui tippsportlane läheb hüppab täiega palju kaugust, vaatab silma järgi, et kuule, päris hea, täna läks vist parem kui eile, aga kui ta mõõdurundiga ära ei mõõda seda, kuidas ta täna läks, siis ta tegelikult ei saa nagu tagasisidet, sa saad nagu ise endale kogu seda tagasisidet, et kuidas täna läks, on ju. Kui efektiivsed mu tunnid olid see nädal, on ju, või see kuu, on ju, või need tehnikad ja nii edasi. Et mõõta seda, aga kindlasti seada ka endale eesmärgid, et midagi teha pole, mis iganes eneseabi või guru raamatut sa loed või kuuled, et öeldakse, et sea endale eesmärk. Kunagi ütles Peep Pain hästi, et kui sihid nagu tähtedesse, siis on suur tõenäosus nagu maanduda vähemalt kuul, et mis pole ka päris paha. Ja et kui sa endale eesmärgi sead, siis kuidagi automaatselt su alateadvus ju hakkab selle nimel tööd tegema, et sinna pole liikuda, hoiab su fookust ja kuidagi universum ka veidi aitab sellele kaasa, kui sa oled sõnastanud oma eesmärgi. Väga okei. Vot, ühe asja veel lisan. Nii, lisa. Loodan, et ei lähe minut liiga pikaks, aga ma arvan, et see on ka tähtis, et sul on see eesmärk, mida sa saavutada tahad, et miks sa teed seda, et müük on tegelikult raske, et sa võid ju ka lihtsalt ära elada, on ju, käid 10-5 või 9-5 tööl ja siis lähed mängid kodus lastega, vaatad telekat, jood ära õlle ja pitsa ja lähed magama jälle tööle, et käid korra aastas pakettreisiga kuskil reisil ja siis nädalavahetustel külastad neid ja vanemaid ja nii väga paljud inimesed niimoodi nagu elavad paraku. Ma võin selles mõttes, ma ei taha olla kuidagi üleolev ega arrogantne, aga need inimesed, kes tulevad müüki, nad on nagu näljas, et nad ei tulnud siia selleks, et olla nagu keskpärased, nad tahavad elus rohkem saavutada. Et selle mul oleks mõte kadu. See siht kõrgemaks on ju absoluutselt selles mõttes, et kui su siht on. Just, et sul on mingi eesmärk ja hea, kui sa paned selle kirja, hea, kui see on sul nina all, on ju, sul on mingi unistused, on ju. Mäletan, kunagi jälle see oli mingi algusaastatel, kui ma müüki tegema hakkasin mingi tänaseks 5-6 aastat tagasi. Mul oli isegi peegli peal oli pandud välja prinditud oma mustvalse printeriga ja liimipulgaga sinna kleebitud üks kiri, et see oli ka nagu mõnes mõttes nagu mantra, aga hommikul ma ambeteks pesema enne tööd, et mul tuletas see meelde, et miks ma seda teen. Et ma sain aru, et müügis on võimalik hästi teenida, kõik on unistused ka sellega saavutada. Varem vilja, mis oligi, see oli kusjuures ühest motiveerivast videost, jälle võeti mingi quote, et I have an opportunity to make my dream become reality. Ma arvan, et see oli vist 50 Cent, kes seda ütles. Väga mõistlik, väga hea. Kuuled, aga Virger, aitäh sulle, minu küsimused on küsitud, ma arvan, et päris palju huvitavaid mõtteid on siit kõikidele noortele müügiinimestele ja ka miks mitte eakatele müügiinimestele, kes tahavad uut lehekülge pöörata, on ju, tegeleda teadlikult. Aga aitäh külla tulemast, ja. Urmas. Ja kõigile järgmiste osadeni, tšau. Edu teile.